Eestis diagnoositakse igal aastal pea 4000 insuldijuhtumit. Tänasel rahvusvahelisel insuldipäeval on peamine eesmärk haigust ennetada. Insult on väga suur probleem. See on üks põhilisi põhjuseid, miks patsient võib haiglasse sattuda. Ja kui inimene ei pöördu piisavalt kiiresti, siis talle võib jääda halvatus, talle võib jääda puue. Kõige sagedasemalt esineb insulti üle 65-aastaste inimeste seas. Kõrgem risk on neil, kes põevad kroonilisi haigusi. Kahjuks insult aga vanust ei küsi, mistõttu võib see ootamatult tabada nii lapsi kui ka noori, andmata ühtegi hoiatust. Tänasel rahvusvahelisel insuldipäeval oli Ida-Tallinna Keskhaiglas võimalik lasta kontrollida oma veresuhkurt ja vererõhku, sest just sealt võib ilmneda esimene märk, et midagi pole päris korras. Kuna insult vanust ei küsi ja minul kodus vajalik aparaat ei ole, siis otsustasin mina ka lasta oma tervist kontrollida. Ja nüüd tuleb välja, et minu veresuhkur on madal ja minu vererõhk on kõrge. Aga mida ma peaksin siis võib-olla nüüd oma igapäevaelus jälgima rohkem? No eks see veresuhkur on arvatavasti madal sellepärast, et sa oled hommikul päris vähe söönud, aga nüüd vererõhku võiks tõepoolest jälgida. Miks see ikkagi ohtlik on, kui see vererõhk on niimoodi kõrge regulaarselt? Kõrge vererõhk, kõrge kolesterool ja kõrge veresuhkur tegelikult soodustab insuldi tekkeriski. Mina põen kahjuks ka valgekitli sündroomi, mis tõstab vererõhku ainuüksi arstide ja vererõhuaparaatide läheduses seistes. Kuna täiskasvanu normaalse ülemise vererõhu ehk 120 asemel vaatas mulle aparaadilt vastu lausa number 160, sain kindla soovituse vererõhuaparaat muretseda. Insuldi puhul on kõige olulisem märgata sümptomeid õigeaegselt. Tavaliselt need sümptomid on ühe kehapoole halvatus või ühe kehapoole nõrkus, ühe kehapoole kohmakus, tuimus, ühe näopoole halvatus või allevaje, võib esineda kõneheiret. Ja näiteks, kui need sümptomid mööduvad, et siis ka kindlasti ei tohi ootama jääda. Et see, et need möödusid on väga hea, sellel inimesel on hästi läinud, aga tegelikult see on märk, et insult võib tulla ja tavaliselt see tulebki nädala jooksul. Insuldi puhul kehtib reegel aeg on aju, ehk mida kiiremini jõuab inimene arstide hoole alla, seda parem võimalus on tema tervist päästa. Kui tavaliselt soovitatakse inimestel enne pöörduda perearsti poole, siis insuldi kahtluse puhul tuleb koheselt valida numbrit 112. Rõõm on tõdeda, et tänasel insuldipäeval oli inimeste huvi tervise kontrollimise ja teadlikkuse tõstmise vastu samuti suur. Inimesed tundub, et teavad päris hästi, mida teha ja väga oluline on just sellisel päeval osa võtta, et suurendada oma teadmisi ja osata reageerida ja sellega võib päästa inimese elu. Eestlaste tervis on pigem hea või pigem halb? Saaks paremini? Ma arvan, et kindlasti saaks paremini igal juhul. Kui palju sa igapäevaelus mõtled selle peale, et võib-olla peaks tervist rohkem jälgima, võib-olla peaks vaatama, mis mu need näitajad teevad? Iga päev seda ei tule meelde, aga kui on tunned, et enesetunne hakkab halvenema või midagi muud, siis tulevad ikkagi need mõtted pähe, et peaks laskma ja peaks kontrollima, et vererõhuaparaat on omal olemas, nii et ikka tuleb jälgida. Nüüd läheb käiku? Nüüd läheb käiku.